Tervitus! Olen Raido Puust ja selles lühivideos teen ma sellise põgusa sissejuhatuse veebipõhisesse või veebilehitseja kaudu veevõrgu modelleerimise rakendusse, millel nimeks epanet-js. See on ligipääsetav epanet.js.com ja siit veebilehelt ma leian ka rakenduse nupu, nii et klikkides Launch epanet.js ma näen, et mind suunatakse teisele veebiaadressile, milleks on app.epanet.js.com. Nüüd selliste lihtsamate mudelite loomiseks ma kontot looma ei pea, kuid tuleb siis arvestada, et konto loomine võib teatud juhtudel olla ka tasuline, sõltuvalt funktsionaalsusest, mida me ühel hetkel soovime võib-olla kasutada. Kui ma olen siin app.epanet.js.com veebilehel, siis siit saan ma käivitada ka uue projekti loomise. Selleks ma klikin Start Project ja nüüd saan valida, kas see on kaardirakendusel baseeruv või siis lihtne XY võrgustik. Hetkel map-based ja ma loon selle mudeli siis Tallinnasse, nii et panen siin otsingukasti Tallinn, klikin Tallinn, Harju, Estonia ja taustal minu aluskaart muutub. Nüüd ma määratlen enda projekti vooluhulga ühiku, milleks ma võtan LPS-i, liitrit sekundis, ja rõhku või vaba survet soovin ma siis näha meetrites. Meetrit vedeliku sammast või siis meetrit veesammast. Survega valemina ma kasutan kindlasti Darcy-Weisbachi valemit ja klikin seejärel Create. Nüüd minu eesmärk on näidata seda rakendust väga lihtsa veevõrgu mudeli loomise näitel. Ma saan muuta ka seda aluskaardi visuaali, selleks ma klikin siin paremal pool Map ja võtan näiteks monokroom hüpikust hoopis Satellite. No, nüüd ma näen fotokaardina seda. Kes on siis Tallinna linna elanik või Tallinnas käinud, võib-olla külastanud ka Ülemiste veepuhastusjaama, siis see on üks koht, kust siis Tallinna linna varustatakse puhta veega, puhta joogiveega. Ja meie eesmärk ongi panna see veeallikas kui selline siia veepuhastusjaama. Need töövahendid, millega ma mudelit loon, on siin üleval nupupaanil. Ja kõigepealt ma näiteks lisangi reservuaari, reservoir. Klikk sellel just kolmnurka meenutaval sümbolil nupul, vasak klikk ja nüüd jällegi vasak klikk siis näiteks vahetult võib-olla selle Ülemiste järve veepiiril. See on punkt, kust ma annan enda mudelisse või torustikku siis surve või siis ütleme veetasapinna ette. Ma hetkel ei muretse nende omaduste pärast, mis mul siin siis juba tekitatakse automaatselt, muu hulgas ka automaatselt loetakse siis maapinna kõrgusmärk. No jah, tõsi ta on, et torustikud on meil maa all, aga kui me mõtleme samaväärset referentstasapinda arvutusena, siis tegelikult ei ole vahet, kas me mõõdame seda maapinnalt või mõõdame siis näiteks 1,8 meetri sügavuselt. Nii et hetkel me oma mudelitega jääme nende kõrgusmärkide juurde, mida siis siit kaardirakendusest me saame. Aga neid on võimalik loomulikult muuta vastavalt projektile. Nüüd järgmise asjana ma sean eesmärgiks, et ma pean vee tarnima, ütleme siis siia alla punkti, kus on siin Valdeku tänava ots ja seda 2 toru liini pidi. Nii et esmalt ma panen ühe sõlmpunkti, mida me siis saame kasutada ka torude jagunemispunktina, junction, vasak klikk jälle, ma panen siia Järvevana tee otsa, enam-vähem, kus siin näiteks sõidutee või sissesõidutee siis lõpeb või algab, teen ühe kliki ja ma näen siis sellist punkti kujulist sümbolit. Ja teise punkti ma panengi kohe siia Valdeku tänava otsa, ma saan kiire keskmise nupuga rullida seda kaardirakendust ja omakorda, kui ma vasakut nuppu hoian all, ma saan kaarti justkui nihutada, jah. Nii et selliselt toimides ma saan kiiresti navigeerida ja panen siis ühe punkti nüüd siia Valdeku tänava otsa. Ja nüüd ma ühendan mõlemalt poolt Ülemiste järve selle punkti, jah, sõlme toruga. Ja teen seda siis läbi töövahendi pipe ja hakkan lihtsalt klikkima, kõigepealt klikin siin sõlmpunkti peal, ikka vasak klikk
ja nüüd järgin enam-vähem seda sõidutee võib-olla serva. Täpne paigutus ei ole oluline, et eks kui teete täpselt sama näite järgi, siis ongi veidi erinev tulemus oodatav. Nii et ma klikin siin vahepunkte justkui sellega ma määratlen toru liini kulgemist. Võib-olla siin ma natukene ka lõikan. Siin on juba metsateed, kergliiklusteed ja ühel hetkel ma siis jõuan juba sellesse punkti. Nii et need vahepunktid, mida ma klikkisin, et ma sellega määran küll toru justkui nurka, aga ma ei pea selle jaoks ilmtingimata sinna lisasõlmpunkti panema, sellepärast et lisasõlme on meil ikkagi vaja selleks, et näiteks kõrgusväärtust muuta konkreetselt. Muidugi see kõrgusväärtus muutub ka praegu, sest maapinna kõrgusmärk muutub, aga kui ma näiteks mingisuguseid lisatarbimisi siin ei taha defineerida, siis seda enam mul ei ole mõtet panna neid lisasõlmpunktesid siia. Ja teen seda sama ka nüüd teiselt poolt, nii et jällegi klikin siin sõlmel ja liigun nüüd omakorda, ütleme siis päripäeva. Ja jällegi võib-olla alguses siin enam-vähem sõidutee servast, siis kuskil võin pilti suurendada, teen siin mõned sellised järsemad pöördenurgad ja siin ma otseselt hetkel näiteks seda sõiduteed ju väga ei jälgi, et siin neid ei ole, kaitsevöönd ja klikin siis näiteks jällegi selles lõpp-punktis. Nii et sellega ma olen 2 toru lisanud, aga loomulikult ma pean lisama veel ühe toru nüüd siit allikast 1 klikk. Teen võib-olla vaheklikiga siin ja jällegi sõlmpunkti ka kliki, nii et on toru lisatud. Mul jääb see töövahend aktiivseks, töövahendi aktiivsus saan lõpetada näiteks, kui ma vajutan Escape klahvil või siis klikin siin töövahendil, mis on Select töövahend, nii et see töövahend, Select töövahend on mõeldud just selleks, et kui ma nüüd klikin mõnel modelleeritud komponendil, torul, sõlmel või siis näiteks sellel veeallikal, siis ma näen selle omadusi nüüd siin paremal pool lisapaletil. Ja järgmise sammuna ongi vaja siis üle kontrollida need põhiomadused ja panna see vesi liikuma niiviisi, et ta liigub siis mõlemalt poolt järve siia tarbimispunkti. Paneme siis selle tarbimise. Ma valin selle sõlme ja ütleme, et selles sõlmes ma tahan saada võib-olla 50 liitrit sekundis. Klikin Add Direct Demand, panen siia 50 ja Enter, sellega Direct Demand on 50 liitrit sekundis. Ma hetkel ei pane siia tarbimisgraafikut, kuid saaksin seda defineerida. Nii et konstantne, fikseeritud tarbimine 50 liitrit sekundis. Et kui me räägime dünaamilisest arvutusest, siis see oleks igal tunnil 50 liitrit sekundis. Nüüd, järgmise sammuna võib-olla võtame ette torud. Ma võtan võib-olla siit kõigepealt selle vasakpoolse toru ja ma näen, et tal on automaatselt arvutatud pikkus ja tal on ka vaikimisi läbimõõt. Hetkel jätan selle läbimõõdu nii nagu on 300 millimeetrit. Roughness on siin vaikimisi hetkel Hazen-Williamsi järgi ja see kindlasti meil ei sobi, sellepärast et meil on valitud Darcy-Weisbachi arvutusvalem. Panen seega siin näiteks 0.1, kui enam-vähem uue toru karedus. Sõltuvalt materjalist võib olla isegi veelgi väiksem, nii et see on ka millimeetrites siis jah. Ja täpselt sama teen ka teise toru juures. Kui see toru on mul siin 6,2 kilomeetrit, siis see toru on näiteks 8 kilomeetrit, nii et neil on erinevad pikkused. Panen siia siis 0.1. Ja torude juures ma hetkel midagi rohkem ei tee, muidugi pean ma siis kontrollima ka siin vahetult väljavoolupunktis, et ka sellel torul oleks siis näiteks 0.1. Nii et näen automaatselt toru pikkusid tänu sellele, et ma joonistan juba kaardi rakenduse peale. Sisuliselt ma võiks juba seda mudelit arvutada, aga siin on veel üks aga, sest ma ju soovin saada siia tarbimispunkti ka, esiteks ma soovin siia saada 150 liitrit sekundis, aga selleks, et see 50 liitrit sekundis siia jõuaks, ilmselgelt toru läbimõõdud peavad seda lubama, või isegi 2 toru läbimõõtu, mis meil siin siis on, või 2 toru. Aga teiselt poolt ma pean tagama ka siia surve, et sinna tarbimispunkti siis jõuaks ja jääks ka mingi surve alles, näiteks vaba surve tarbimispunktis, võib-olla võiks olla seal üle 20 meetri veesammast. Hetkel ma näen, et mul siin lähtepunktist, kus siis see vesi
võetakse, on mul kõrgusmärk 44 ja head on 54, mis siis tähendab seda, et ma annan justkui 10-meetrise veesamba. Mõnel juhul võib sellest piisata näiteks olukorras, kus maapind langeb ja mingisugust olulisi kõrguspunkte ei tule ületada, selleks, et sellest 10 meetrist tegelikult võib saada ka 20. No jällegi eeldusel, et ka survekaod seda maha ei võta. Nii et siin ma pean lihtsalt hetkel testima erinevate väärtustega, võtan näiteks võib-olla esialgu 70 või panen lihtsalt 74.4, see on mul lihtne seda arvutada, et see on siis 30 meetrit hetkel annan vaba survet. Ja kui ma nüüd klikin Simulate nupul, siis ma peaks nägema, et jah, arvutus õnnestus, nii et on roheline linnukene. Ma saan klikkida View Report, ma ei hakka seda hetkel tegema, panen lihtsalt OK. Ja nüüd, kui ma vaatan näiteks seda tarbimispunkti siin, siis ma näen, et siin on pressure 20,3 meetrit. Nii et hetkel justkui tulemus rahuldab meid, et ma tahan, et siin oleks minimaalselt 20 meetrit vaba survet. Koos maapinnaga ma näen siis on see 70, nii et elevation on 50,5, 2 väärtust liites me saame siis head nimelise väärtuse. Nii et simulation results sektsioonis ma näen arvutuslikke väärtuseid ja üleval pool on üldjuhul siis need väärtused, mida ma saan elemendi kohta muuta. Nii et sellega ma olen edukalt loonud hästi lihtsa justkui veevõrgu mudeli, küll 3 toru ja mis meil siis on 2 sõlme, aga ainult 1 sõlmpunkt, kus on siis defineeritud fikseeritud tarbimine, aga siit annab ainult edasi minna. Enne kui ma järgmise sammu teen, ma saan ka seda projekti salvestada. Kuna tegemist on veebipõhise rakendusega, siis hetkel vähemasti, kui ma seda videot teen ja omaksin ka kontot, siis veel ei ole võimalik siin veebipõhiselt seda salvestada. Aga arendajad on seda võimalusena lubanud, mis tõttu, kui ma loon oma esimesi mudeleid ja võib-olla olen siin töötanud 15 minutit, võib-olla 30 minutit, siis tasub aeg-ajalt teha lokaalseid salvestusi, sest salvestamine on hetkel ainult enda arvutisse ja kui siis peaks ühel hetkel midagi juhtuma, siis ma saan vähemasti ühest mingist eelsalvestatud mudelist jätkata, sest neid salvestatud mudelid, mida ma salvestan enda arvutisse, neid saab omakorda open käsuga avada siia veebirakendusse. Nii et teen hetkel salvestuse, save as ja annan näiteks nimetuse võib-olla ülemiste 01. See fail salvestatakse EPANET-i tarkvara mõttes siis klassikalise faililaiendiga int.file, mis on tegelikult tekstifail, mida saab avada ka tavalise notepadiga. Kui ma olen varasemalt kasutanud Windowsi tarkvara EPANET, mis on siis installeeritud tarkvara, siis seal vaikimisi küll salvestatakse neid net-failina, aga on võimalik salvestada ka imp-failina. Okei, panen save ja seejärel ma lihtsalt redigeerin nüüd seda mudelit veel järgmiselt, et lisan pumba. Pumba lisamiseks kõigepealt ma panen siia näiteks 2 pumpla äärepunkti. Oletame, et see pumpla asub mul siin hoones ja need 2 punkti ma omavahel ühendan pumba komponendi või elemendiga. Klikin siin pump peal ja klikin 1 punkt ja teine punkt ja justkui lisatakse siis pumba sümbol. Muidugi ma pean nüüd panema siia ka lisatorud. Vee ma võtan ikkagi siit lähteallikast, see peab eksisteerima ja ka teise toru, et see siis läheb näiteks mul jällegi siia punkti. Nii, nüüd pumba juures on mul vaja selle selektöövahendi määrata ka mõned lisaparameetrid. Loomulikult pumpa iseloomustab tema töögraafik siis, mis kirjeldab voolu hulka, tõstekõrgust. Teen siinkohal hästi lihtsa variandi jällegi 1 punkti graafikuna, kus siis määratlen voolu hulga, on see siis 50 liitrit sekundis ja selle juures olev tõstekõrgus. Panen näiteks 30 meetrit. Seejärel arvutatakse automaatselt 1 punkti järgi ka maksimaalne tõstekõrgus ja maksimaalne voolu hulk. Aga mul on võimalik luua neid ka siis näiteks 3 punkti graafiku kaudu. Lisaks ma pean tähele panema, et mul nendel pumba sõlmedel on ka loomulikult kõrgusmärgid.
ja üldjuhul me eeldame seda, et need 2 punkti siin on ühe ja sama kõrgusmärgiga, et me ei tekita siin kõrguslikku erinevust. Et justkui on horisontaalne toru, on ju. Ja loomulikult, kui me mõtleme ka pumpla peale, siis on ka seal võimalik, et on erinevad kõrgusmärgid, et sissevoolu ja väljavoolu tähenduses. Aga hetkel lihtsustame selle põhimõttel, et siin kõrgust erinevust ei tekita, nii et 45 meetrit on siin ja panen siia ka 45 meetrit. Nüüd, mis on veel oluline, on see, et kuna nüüd ma tahan seda voolamist tagada läbi pumba, siis selle toru ma panen kinni. Ma ei kustuta seda, aga ma panen kinni, nii et Active Topology Enabled, võtan siit selle linnukese maha. Nüüd see toru ei osale mul arvutuses. Ta läheb ka halltooni. Ja teine oluline asi, kui ma olen nüüd lisanud pumba, mis lisab mul surve siia võrku, see tähendab seda, et ma nüüd enam selle lähtepunktiga enam seda lisasurvet ei anna, sest muidu ma hakkan duubeldama sisuliselt. Ma annan kõigepealt eelsurvena juba siin 30 meetrit ja nüüd see pump tõstab veel näiteks 30 meetrit. Seda ma kindlasti teha ei taha ja üldjuhul on selline soovitus, et ma panen selle tõstekõrguse siin või selle lähteallika kõrgusmärgi natukese kõrgemaks, kui mul on tavaline kõrgusmärk, ehk siis näiteks 45. Oluline on lihtsalt siin see, et survekaod ei läheks siin miinusesse. Et ma ei taha, et vahetult enne pumpa oleks miinusmärgiga see vaba surve. Me ei räägi siin vaakumist, sellised tarkvarad ei võimalda arvutada, küll aga see võtab meil ühe sellise veateate vähemaks, mis tekitatakse, kui mul tekivad miinussurved. Nii et tegelikult ka need IMI-poolsed torud võivad olla ka võib-olla suurema läbimõõduga ja ka väiksema karedusega. Kareduse juures jällegi, kuna ma lisasin siia uued torud, siis ma peaks panema ka siia, et näiteks see on 0.1. Kui ma selle ära unustan, siis 130 tähendaks millimeetrit, nii et mul ei jääks piltlikult öeldes toru läbimõõdust mitte midagi järgi. Sellega peaks olema asendatud meil siis veetorn nii-öelda või survega veeallikas siis pumbaga. Üldiselt ongi niiviisi, et lihtsam on võrgumudelid luua alguses selle vaba veepinnalise elemendiga ja seejärel, kui ma olen enam-vähem aimu saanud, millist survet ma tahan võrku, et siis ma toon mängu pumba. Et mul on nagu olemas selles mõttes alginfo nüüd, et millist pumpa valida. Ja seega, kui ma nüüd klikin Simulate nupul, peaks mul endiselt arvutus õnnestuma, panen OK. Ja tegelikult oleks oodatav, et ma saan ka siin tarbimispunktis, kuhu ma selle vee tarnin, peaks saama sarnased tulemused. Erinevus võivad olla sellepärast, et väikesed mõjufaktorid tulevad sellest, mis väärtuseid ma kasutasin ennem selle vaba pinnaga vee tasapinna juures ja kas see pumba graafik, mille ma tekitasin, on siis nüüd täpselt 30 pluss siis ka need väikesed kõrguse erinevused, mis mul siin sissevoolu ja väljavoolu juures on ja muidugi ka siis toru pikkused, et mis ennist oli ja mis nüüd on. Et kuna see väärtus läks suuremaks, siis ilmselt mul see praegu muud erinevust väga ei ole, kui et need torujupid on lühemad, seega survekaod on väiksemad, seega lõpp-punktis, kui enne oli mul vist 20 meetrit, siis nüüd on 21 meetrit. Umbes see võiks olla see põhjendus, miks hetkel ma näen siis erinevaid väärtuseid või natuke erinevaid väärtuseid. Ma saan jällegi selle salvestada, võtan näiteks siin Save As ja panen faili nimeks näiteks nüüd 02 Save ja sellega mul on sisuliselt 2 varianti enda mudelist, nii et kui ma võtan siit nüüd Open INP ja valin enda arvutis nüüd selle eelnevalt salvestatud mudeli, siis ma näen, et siin variandis mul pumpa ei ole, samas kui ma võtan uuesti Open ja võtan nüüd selle ülemiste 02, siis ma näen, et siin on mul mõlemad, aga see algne toru on siis suletud. Nii et see toru sulgemine annab meil siis ka mängida justkui erinevate variantidega. Et näiteks, et kuskil on lisaringistus lisatud, siis ma proovin võib-olla, aga mis siis, kui seda ei ole või vastupidi, kui ma lisan mõne lisaringistuse. Et siin veebirakenduses on ka stsenaariumite tegemise võimalus, kuid jällegi
see võib osutuda tasulise versiooni variandiks hetkel, nii et hetkel me seda kasutada ei saa, aga stsenaariumite mõte on see, et selle asemel, et ma nüüd oman kahte erinevat justkui mudelivaadet või mudelifaili lausa, nagu minul on see 01 ja 02, ma saan teha selle ühe sama mudeli sees ja lihtsalt aktiveerin ühe skeemi või teise skeemi. Ja seeläbi on mul lihtsam võrrelda ka mudelite arvutustulemusi. Et sellega ma tõmban esialgu selle lühivideo kokku. Loodetavasti õnnestub ka sinul sellise esmase lihtsa mudeli koostamine EPANET JS nimelise veebirakenduse kaudu. Head katsetamist!